siin ikka hakkab pihta. Tere tulemast, kes on leidnud selle ja võtnud selle aja kahte sündmust siis tähistada ja nagu kohane ükskõik millisele üritusele alustame seda Eesti Vabariigi hümniga. Kalju Lepik on pannud paberile kunagi ühed sellised read. Taevas tükk tumedat rauda üle küünla kui öö. Täna aegade raamat lauale lahti lööb. Verega kirjutat ridu muistsetest taplustest loe, siis sinu südames jälle täna on imesoe. Püstipäi lauldes kord mindi võitlusse Sinimägede all. Täna jälle kõik sõbrad on teie lähedal. Manalast laulavad mehed, keegi meid murda ei saa. Ükskord läheme jälle sinu eest kodumaa. Päev on silmitult hele, südames imesoe. Aegade raamatut täna relvavend südamest loe. Usuisa Martin Luther ütles 1521 Vormsi riigipäeva ees seistes ja oma vaateid kaitstes ühed kuldsed sõnad. Siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Ka meie seisame siin ja teisiti me ei saa, sest vastasel juhul me ei austaks ega mälestaks neid mehi, kes 44. aastal pidasid alates jaanuarist kuni augustini lahinguid Narvast Vaivarani ja hoidsid Punaarmee pealetunge kinni. Me ei seisaks muidu siin. Me ei räägiks siin ei nendest meestest ega Eesti Vabariigist ei juure. Me ei saaks meenutada ei Otto Tiefi valitsust ega me ei teaks midagi riigisekretär Helmut Maandist, kes ainsana valitsusest põgenema pääses ja sellega kindlustas meie järjepidevust. Sinimägede lahing 26. juulist kuni 10. augustini oli neist kõige veriseim lahing, mida on Eesti pinnal kunagi peetud. Lahingu tulemusena peatati Nõukogude pealetung kogu Eesti vallutamiseks ja see võimaldaski umbes 100 000 eestlasel põgeneda läände ning aitas kindlustada ka Soome lõunarinnet, mistõttu Soome sai sõjast iseseisvana väljuda. Sinimägede lahingut on kutsutud Euroopa rahvaste lahinguks bolševismi vastu ja Eestimaa Verduniks. Aga sellele eelnes paar aastat varem, 28. augustil
1942 ehk 83 aastat tagasi moodustatud Eesti Leegion. Täpselt Tallinna vabastamise aastapäeval punastest võõrvallutajatest. Tolleaegne Eesti kindralkomissar Karl Sigmund Litzmann teatas, et Saksa kõrgema juhtkonna poolt on antud lubada moodustada Waffen-SS-i alluvuses Eesti Leegion. Mehi värvati algul ida- ja politseipataljonidest ja leegion pidi tulema rügemendi suurune ja koosnema 3 pataljonist, raskegranaadiehite ja tankitõrje kompaniist. Ja nende esimene koondumine toimus kummalisel kombel Pihkvas. See oli rahvusväeosa, kuigi mõnede arvates vales mundris, aga ajad ja olud olidki sellised. Ning lõppeesmärk oli saavutada samasugune võit, nagu seda tehti mõnikümmend aastat tagasi Vabadussõjas ja korraldada teine vabadussõda Eesti päästmiseks nii sakslaste kui venelaste käest. On avaldatud arvamust, et seda ei peaks üldse meenutama. Ja et sellised mälestuspaigad üle Eesti koos langenute nimedega võiks üldse olemata olla. Aga ometi meie ajalugu räägib sellest ja ilma selleta me ei saaks täna siin üldse vabalt rääkida. Ilma selleta, et me austaks neid mehi, kes langesid meie isamaa eest, ei oleks see üldse võimalik. Nende meeste hinged on läinud kangelaslikult surnud sõjameeste taevasse. Ja kui tohib võrrelda, siis Skandinaavia mütoloogilise jumala Oodini langenud sõdurite saali Valhallas. Ja uskuge mind, nad vaatavad päris huviga sealt ülevalt praegu, mis siin Eestimaal toimub. Austagem siis neid langenud hingi ühe ilusa hingepalvega, et nad seal kõrgel ja kaugel näeks ja kuuleks, et nende tegusid ja toimetamisi ei ole unustatud. Ja teine põhjus, miks me siin oleme, on see, et 21 aastat tagasi pandi siia mälestusmärk nendele samadele langenud kangelastele, kui möödus 60 aastat Eesti kaitselahingutest. See mälestusmärk sai üleval olla ainult 2 nädalat, 20. augustist kuni 2. septembrini. Ja 2. septembril pimeduse varjus tuldigi siia samasele kalmistule ja punase kraanaga, nagu me kõik teame, viidi see mälestusmärk minema politsei eskordi all. Ja politsei tuli, kas ta läheb veel? Meil ei ole siit ära viia midagi. See oli esimene kord minu teada Eesti Vabariigis, kui politsei suunati oma rahva vastu. Täna ei ole siin eriti palju vist neid mehi, kes kohal olid, ühel mehel löödi pea lõhki, aga see vastasseis oli päris tugev ja selle vastasseisu tulemusena ka tolleaegne valitsus langes. Niimoodi ei tehta, niimoodi lihtsalt ei tehta, et ei mäletata oma ajalugu, kardetakse kuskilt tulevaid suuniseid. Aga nagu me oleme viimase aja kontekstis aru saanud, siis neid suuniseid tuleb aga üha rohkem ja rohkem. Ja võib-olla selliseid mälestusüritusi, nagu täna Raplas oli, ühe kivi avamine metsavendadele, nagu meie siin täna meeles peame neid Leegioni mehi ja Lihula-samba äraviimise kurikuulsat saagat. Me oleme lubanud, et nii kaua, kui seda kivi siin tagasi ei ole, kas siin või kuskil Lihulas, nii kaua me seda mälestusüritust ka peame. Mõnikord suuremalt, mõnikord väiksemalt.
Need mehed väärivad austust, kes julgesid nii 81 aastat tagasi vastu hakata, kui ka 21 aastat tagasi vastu hakata. Ma loen just nendele vabaduse toojatele või vabaduse kaitsjatele tõesti hingepalve. Sa asusid oma ärateele siit maailmast Jumala Isa nimel, kes sind on loonud, Jeesuse Kristuse nimel, kes sinu eest on surnud, Püha Vaimu nimel, kes sind pilgeni täidab Jumala pühakuste sõpruses. Pühade inglite abiga jõudsite te puhkama oma igavesse koju ja rahusse ja armastusse. Olgu see võitlus teil seal jätkuvalt Eesti ees ja paistku teile seal igavene valgus ja igavene rahu olgu teil seal. Aamen. Aitäh teile praegu ja ma arvan, et see on see sobiv hetk, kus me viime selle kivi asupaigale, mis 21 aastat tagasi ära viidi. Need mälestuslilled mälestamaks siis 2 sündmust, Eesti Leegioni asutamist, neid mehi, kes selle lipu all ka langesid ja tuletamaks meelde 21 aasta taguseid sündmusi, mis siin samasel paigas ka juhtus. Nii et palun. Sädelevaid ruune varjas. Poiss seemis kindega, kui tuli linna. Ta tuli kaevikust ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ja märkis lõpuks asi seegi on, et kord meil oli oma leegion. Ta märkis lõpuks asi seegi on, kord meil oli oma leegion. Lilli Marleen, mul lapsepõlve laul, kui õhtul isa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul, kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kepp. Ning aina korrutan, mis seegi on, kord meil oli oma leegion. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir das wiedersehen. Beide Laternen wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine Art, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laternen stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen, mu lapsepõlve laul,
kui õhtul Liisa mängis klaverit. Ei olnud plekke meie mehe au, kuid kahjuks elu oli püsis pikalt kehv. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadunud isa vastu panna käsi. Eks mulgi ole rinnus kuuliaugud, neis peksleb hirmund südam kuni väsi. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma leegion. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma leegion. Aitäh teile ja tegelikult on kummaline, kuigi on valimiste aasta, et eriti palju selliseid poliitiliselt meelestatud inimesi ei ole, on ju. Kohalik EKRE seltskond, on Muhu EKRE, ma ei tea, võib-olla on kuskil siin veel mõni peitnud, aga ma tean, et nad sõna ka ei taha, tagasihoidlikud, aga kindlasti tahab sõna Taimo, kes räägib natukene Leegionist ja asjast, millest ta teab kõiki väga hästi. Meie klubi liige Rakverest või Rakvere ligidalt pärit. Tere õhtapoolset päeva siin Lihulas. On Eesti Leegionist väga palju rääkida. Ma ei taha küll pikka konverentsi hakata siin pidama, aga lühidalt tuleks käsitleda Eesti Leegionit selliselt, et meil on küll harjust rääkima, et meil oli üks diviis ehk 20. relvagrenaderid diviis. Tegelikult meil oli 2 diviisi, ka 300 eriotstarbe diviis, mille moodustasid siis 2., 3., 4. ja 5. piirikaitserügement. Nii et meil 44. aastal Eestis oli Eesti Leegionil 2 diviisi. Vaatavasti, kui loodi esimene piirikaitserügement, siis see allutati kohe 207. Saksa diviisile ja hiljem siis selle 207. Saksa diviisi täienduseks loodi veel Pärnus ka 6. piirikaitserügement, mis allutati siis samuti Saksa 207. diviisile. Aga ülejäänud, mis ma siin eelpool mainisin, moodustasid siis 300. diviisi, mille juhtkond oli ka 20%, oli siis riigisaklasi, nii nagu 20. diviisis oli see suurusjärk, aga ülejäänud reakoosseis ja osa ohvitseridest siis olid Eesti ohvitserid, nii 20. kui ka 300. eriotstarbelises diviisis. Miks ta oli eriotstarbeline? Sinna kuulusid igasugused asjad, nii sapööriüksused kui seal kõik see tagalateenistus kingseppadeni ja arstideni ja kokameesteni välja, kes seal toitlustasid, et kõik need olid siis sinna koondatud sellesse diviisi. Ja nüüd need diviisid, kui taganema hakkasid, nii 20. diviisi mehed olid siis Borkunis osaselt ehk Narva pataljoni mehed, kes kuulusid sinna ja samas ka piirikaitserügementide osarügementide mehed siis 4. ja 5. läksid sealt läbi, nii et taganemisel nende teed ka, 2 diviisi teed ka ühel määral nagu 44. aasta septembris siis kattusid. Meil õnnestus siiski saavutada võit Sinimägedes, sealt ei murtud kunagi läbi ja muidugi Punaarmee, kes seal tohutult kaotusi kandis, ei taha seda võitu tänase päevani kirjutada Eesti sõjameeste aadressile ja nad häbenevad seda ja seda 40. korda, nagu Jüri Uluots ütles, mil punased siis Eestit sealt idast orjastama tulid, et sealt läbi ei murdnud, sealt on 200 kilomeetrit Tallinnasse, nad pidid tegema 5 korda pikema maa ümber Peipsi järve ja tulema siis sealt Pihkva poolt Tartu alla välja. Sinna nad ka jõudsid teatavasti ja üks suuremaid lahinguid
19. siis augustil saabusid Soomest juba Soome armees maha võetud Jotter 200 mehed Paldiskisse ja nad läksid kohe sealt ka Jüri Ulootsa juurde, kes palus neil kohe rindele minna, võtta Saksa relvad, et Emajõe rinne oli väga kokku kukkumas. Ja esimene lahing, mis 1944. aastal seal siis Soome poisid ka pidasid, Emajõe oli Pupastvere lahing ja see sattus just nimelt 28. augustile 1944, mis oli siis ka Eesti Leegioni loomise päev, kuigi tegelikult see sümboolne päev võeti just nimelt selle järgi, et 1941. aastal just nimelt 28. augustil 1941 vabastati Tallinn, reisati Pika Hermanni torni sinimustvalge lipp, kuigi see lipuvarras, mis seal enne üleval punase lipuga lehvis, oli sealt see punane lipp ära lastud. Eesti mehed sidusid siis ühe ajutise kaika otsa sinimustvalge lipu ja selle keerasid traadiga sinna külge. Muidugi sakslased mõned päeva pärast võtsid selle maha. See põhjendus oligi neil tollal ka selline, et nad hakkavad seda lipumasti seal uut panema. Tavasti nad sinna enam sinimustvalget kahjuks üles ei pannud, nii kaua kuni septembri seal algupäevadel tõmbasid siis leitnant Tuia, kes oli Toompea komandant ja veel mõned vaprad mehed selle lipu, Kristiga lipu alla sealt ja nad vist, ma ei tea, kus nad utiliseerisid selle lipu, aga nad heiskasid sinna sinimustvalge ja see tekitas muidugi sakslastest paksu pahandust. Soodla sealt püüdis neid asju pehmendada, mille tulemusena siis tol päeval enam seda lippu ei võetud ka sealt sakslaste poolt alla, sest see oleks tekitanud lihtsalt asjata kamraadide vahel verevalamist. Muidugi leitnant Tui läks oma meestega enne sealt Toompealt alla ja tõttavasti nad olid seal, saksa konjakit oli päris palju seal kastides, seal Toompea lossi alumises saalis, võtsid väikse napsi ka ja muidugi leitnant Tui lasi püstolis pauku, aga üks saksa ohvitser arvas, et tema pihta tulistatakse ja tulistas leitnant Tuile kuuli kõhtu ja tagajärjel siis leitnant Tui ka hiljem suri. Järgmisel hommikul siis heisati 2 lippu sinna Pika Hermanni torni. Selles viimaseks lipu heiskajaks teada olevalt, kes Eesti lippu seal heiskas, koos auvahtkkonnaga oli siis Evald Aruvald. Ja siis heisati sinna sinimustvalge ja kuna enam Saksa seda suurt riigilippu ei olnud, siis heisati sinna palju suurem Saksa mereväe lipp, mis oli siis triipudega. Erines Saksa siis Reichi lipust ja millisel päeval nüüd siis, või tähendab on teada, et 22. septembri kella 2 päeva ajal lehvis Pika Hermanni tornis ainult, või 21. septembril, kui oli Portmani lahing, sel ajal siis tähendab lehvis juba kell 2 päeval seal ainult sinimustvalge ja suure tõenäoliselt seda hommikul, 22. hommikul enam või õhtul ei langetatud ja lehvis seal ka veel 22. septembri kuskil keskpäevani või veidi hiljemanigi, kui punaarmeelased siis mitte alt ei läinud sinna, vaid kuskilt katluse pealt ronisid sinna torni ja võtsid selle lipu sealt alla. Siin nüüd sõjamuuseumist eelmine aasta Portmani lahingu aastapäeval võis kuulda, üks ajaloone rääkis, et venelased lasid selle kuulipilgudega alla septembris, 22. septembri 1944, see ei vasta tõele, et see on mingi jura jutt. Sest 9. alguses oli see venelane, umbkeelne venelane, punaarmeelane, kes selle alla võttis, oli elus. Ja ta oli küsinud, seal on ainult 1 või 2 Eesti laskurõhkuse mees, kes eesti keelt valdasid, et miks sellel 3-värvilise lipul ei ole haakristi. Selle peale siis tema meenutuste järgi oli laskurkorpuslane või ta meestlane vastanud, et see on Eesti fašistide lipp. Ja see mees nägi neid lippe 88. aastal lauluväljakul muidugi ja ta ei tulnud mitu nädalat sealt Lasnamäe korterist enam välja, sellepärast et Eestis oli nii palju fašiste ühesõnaga kogunenud, kes kõik seda lippu seal lehvitasid. Ja see umbkeelne venelane, kes pidas ennast vabastajaks, oli ju siin elanud kõik selle 50 aastat terve Nõukogude okupatsiooni rõõmsalt ja tarvitanud ka neid mõningaid hüvesid, mis siis Eesti rahva poolt olid talle nagu osaks saanud, ühesõnaga, et tema oli suur vabastaja ja sai alles 24. veebruaril 89 teada, et see lipp, mis sinna oli siis
selle Eesti NSV lipu asemele heisati pidulikult sinimustvalge lipp, et see oli Eesti Vabariigi lipp. Et noh, niimoodi võib juhtuda, kui sa elad kuskil maal, kus sa arvad, et sa nagu oled vabastaja ja tegelikult teadmata selle maa ajalugu või selle maa kultuuri, mis on eriti kummaline, aga noh, ma ei imesta sellepärast, et meil ju on tänagi kõik need probleemid on ju teada, mis selle okupatsiooni tagajärjel siin on, et me ei saa neid eestikeelseid koole siin ikka ja nii edasi, aga mis tähendab, ma nüüd lähen siit tagasi siia 44. aastast, siis tegelikult vajab just nimelt see asi meenutamist ka selles mõttes, et tegelikult tuleks siia kuskile ka küünlad ikkagi panna ka 25. ja 26. septembril, sest sel päeval toimus 44. aastal Lihula lahingud ja neid lahingud siin juhtis Eesti armee endine ohvitser siis Julius Made. Et mõned päevad või see 13 päeva umbes, kui need siin kestsid, suutsid siiski veel Eesti sõjamehed siin ka punaarmeelastele vastupanu osutada ja kui rääkida ikkagi 9 kuud, jah, septembrini tõesti 44. aastast tuleb, aga tegelikult ju 24. novembriks 44 alles okupeeriti kogu Eesti Vabariigi territoorium punavägede poolt ja see okupatsioon lõppes Eestis alles 31. augustil 1994, mil viimased Vene väed sõitsid üle Narva silla. Millegipärast ma ei saa siiamaani aru, mida meil on tähistada 8. või 9. mail. No see on väga kummaline, sest Ida-Euroopa ja Balti riigid olid ka 8. või siis ka 9. mail 45 Punaarmee poolt orjastatud. Ja meil ikka soovitakse seda ajalugu hakata Molotov-Ribbentropi paktist pihta. Mõtlen, see ei ole õige, tuleb tagasi minna kõigi Samperlaini, algselt siis 38. Samperlaini ja Hitleri tehingu juurde ja pärast seda, kui Hitler oli ära võtnud Sudeedimaa, nägid Samperlain seda, et venelastega võib-olla on parem tehing teha ja ta hakkas pidama Kremlis läbirääkimisi märtsis 39 kuni siis 20. augustini, mil Vorošilov, inglased ja prantslased Kremli laua äärest lihtsalt minema ajas, kuna nad ei suutnud talle anda Poola territooriumi, mida Stalin küsis sõjakäiguks koos inglaste ja prantslastega Berliini peale. Aga prantslased ja inglased küsisid Poola nõusolekut, aga poolakad ütlesid, et nad ei ole sõjaprovokaatorid ega ei soovi ühtegi teist riiki lasta oma territooriumile. Neil ei olnud kellegile pretensioone. Nad küll möönsid, et kui keegi ründab, siis on nad kohustatud vastama sellele rünnakule. Ja nii saigi inglaste ja prantslaste poolt välja kirjutatud lepingust Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokoll, sest 23. septembril 39 saabus ootamatult Kremlisse Ribbentrop, kes oli lisanud siis sinna ühe klausli selle lepingule juurde, et Poola jagatakse Nõukogude Liidu ja Natsi-Saksamaa vahel pooleks. Molotovil ei olnud selle vastu midagi ega Stalinil, ainult et Molotov esitas ka kohe lisatingimuse, et kuna pool ikkagi läks sealt sellest Poolast Saksamaale, siis ta küsis omale tükikese Rumeeniast vastutasuks nii-öelda Bessaraabia ja Põhja-Bukoviina. Ja noh, sellele ei olnud ka midagi vastu ja see neile siis anti. Ja nii siis sõlmitigi kurikuulus Molotov-Ribbentropi pakt, mille siis algselt tegelikult aitasid selle salaprotokolli valmis kirjutada just nimelt inglased ja prantslased. Aga see ei jäänud viimaseks mitte. Nõukogude Liit hakkas kohe Soomet, kes tema valdusesse pakuti selle Ribbentropi pakti alusel, siis nii inglaste kui prantslaste poolt algul kui ka siis hiljem Saksamaa poolt ja Balti riikidelt seda kohe sisse kaseerima ja soomlased olid demokraatlik riik, nemad otsustasid vastu hakata. Eestlased millegipärast loobusid sellest vastuhakust, kuid just nimelt Stalinil oligi kavas alustada ühesõnaga nendega läbirääkimisi ja suruda neile Eestile ja Lätile peale, et nad ei sekkuks sõtta. Sest kui rinne oleks kujunenud Soome, Eesti ja Läti peale,
siis Eesti tegelikult oli rohkem relvastus 39-40 aastal ja ladudes varu, kui oli Soome armeel või lätlastel. Ka kõik need ajaloolased tänaseks päevaks kokku võtnud, eriti kolonel Haua komisjon, mis hiljaaegu arvutas kõik selle dollaritesse ümber, siis, mis Eesti riigilt 40 aastal Kaitseväe poolt konfiskeeriti ja ma praegu seda summat ei ütle siit peast, et ma mitte ei eksiks selle summaga. Aga selline sõjaolukord oli. Meil oli varustust, aga millegipärast Kaitsevägi ja Kaitseväe juhtkond kapituleerus vaatamata sellele, et kolonel Richard Masing, kes oli ka venelastega peetava baaside lepingu komisjoni liige, nõudis mobilisatsiooni väljakuulutamist. Ja siis väga lihtsalt, meil on Kaitseliit 42 000 meest, neid me ei kutsu. Neid me ei kutsu oma kodudest välja, neil on igal ühel vintpüss kodus, nemad tulevad siis, kui esimese vile peale, kui riigi neid peaks vaja olema. Aga me peame mobiliseerima reservarmeed vähemalt 50 000 meest, andma neile varustuse välja, et sõja esimesel päeval siis, kui Nõukogude Liit meid ründab, kas siis sõda kuulutades või mitte kuulutades, oleks meil sama suur armee, kui meil oli vabadussõja lõppedes Tartu rahu ajal siis 2. veebruaril 1920. Ja see oleks olnud tegelikult piisav selleks, et ennetada ja tagasi lüüa Punaarmeed. Tõsi, me ei oleks pidanud arvestama, et Narva jõe tagused alad meil oleks tulnud loovutada, sest nende hoidmine ei oleks võib-olla strateegiliselt õige olnud, aga üle jõe nad vaevalt oleks tulnud. Küll nad oleks võinud seal Petseri poolt hakata sisse pressima mingi ala peale, kuid me oleksime suutnud neid hakkama saada, sest neil oleks tulnud ka sõdida lisaks meiega veel ka Soomega ja võib-olla ka Lätiga. Aga Stalin muidugi ennetas kõike seda, ta väga kavalalt oma agentide kaudu siin veendis sotsialistide, kohalike Eesti sotsialistide kaudu, et sõlmitaks baaside leping. See baaside leping sõlmiti ja Nõukogude väed teatavasti tulevad Eestisse sisse 12. oktoobril 1939. Ja kõigest 3 päeva hiljem Moskva Kremlis siis allkirjastatakse seesama triple allianss, millest juba eelneval juttu olid, aga siis pakuvad inglased ja prantslased Stalinile lisaks Soomele ja Balti riikidele ka veel Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra. Sellest on juttu kõigist Erki Aukamäe raamatust, mida ma soovitan kõigile lugeda. 2 köidet on Soome tormikeerises esimene ja teine osa. Muuseas, see raamat ilmus kõige esimesena mitte Soomes, vaid Rootsis ja rootsikeelsena. Sest Soomes ei saanud Nõukogude okupatsiooni tõttu, mis oli Soome küll okupeeritud, aga lihtsalt seal, kuna Soome ei tahtnud ärritada omal ajal seal siis Nõukogude Liitu, siis lihtsalt see algul ilmuski rootsikeelsena ja hoopis Rootsis. Salaja siis ta levis rootsikeelsena ka Soomes ja paljud soomlased, kes oskasid ka rootsi keelt, tõlkisid ju sellega koha peal seal soome keelt ära. Tänaseks on ta muidugi ka eesti keeles olemas ja seal on nendest lepingutest ka pikemalt siis juttu, mis sõlmiti siis 15. oktoobril 1939 Kremlis, millel on siis Stalini ja Churchilli allkiri. Churchill teatavasti ei olnud siis mitte peaminister, vaid ta oli Samperlani valitsuse mereminister. Ta sai peaministriks alles 10. mail 1940. Ja oli siis üks neid, kes osales nagu kõigis nendes tehingutes, mis jagasid siis teiste väikeste rahvaste ja riikide saatusi. Ja kui me läheme Nürnbergi protsessi juurde, mis toimus siis peale 45. aastat 20. novembrist 45 kuni siis oktoobri 46, siis seal Nürnbergi protsessil esitab Rudolf Eesti kaitsja nii Molotov-Ribbentropi pakti originaalprotokolli kui ka selle triple alliansi või Nõukogude Liidu, Inglise ja Prantsuse sobingu, salalepingu 15. oktoobrist 1939. Neid muidugi Nürnbergi protsessil arutlusele ei võetud, need kõrvaldati sealt kui mitte asjasse puutuvad dokumendid. Tegelikult ütles Eesti kaitsja seal, et kui on kohtu all ühe riigi sõjakurjategijad, siis peaks olema kõik sõjakurjategijad süüdi, kes olid need, kes vallandasid teise maailmasõda, mis algas 1. septembril 1939.
Ja kui veel rääkida Nürnbergi protsessist, millega ma olen ka pikemalt kursis, siis üks asi, mis Nürnbergi protsessil on võltsitud ja puudutab Eestit, see on nimelt, et Nürnbergi protsessil läks kirja Saksa sõjakuriteona Narva linna ja Tallinna pommitamine. Teatavasti mõlemad linnad hävitas pommitamisega Nõukogude Punaarmee, sel ei ole Saksa sõjakuriteoga midagi pistmist. Nii et see on ka üks näiteid, mida saab siis öelda Nürnbergi protsess ei olnud aus. Ja siit edasi lähtubki sellest, et ikkagi ühe riigi sõjakurjategijad said 45. aastal karistada Saksa riigi. Aga peamised sõjakavandajad, just nimelt Nõukogude Liidu sõjakurjategijad, jäid karistuseta. Ja tegelikult on nüüd kõik need hilisemad kuriteod, mida on Venemaa toime pannud, siin ka see Ukraina sõda praegune, on ju tegelikult sellest tulenevalt, et kunagi jäi kurjategija karistuseta. Ja tegelikult jäid ka need Inglise ja Prantsuse sõjaprovokaatorid karistuseta ja ma ei teagi, ma olen ka mõned inimese käest küsinud, et miks te kiidate Churchillit. Mina ei kiida sellepärast, et ma soovitan neid Churchilli artikleid, mida ta siis 39. aastal, kui ta oli Briti valitsuse mereminister ja Ameerika ajalehtedes kirjutas, kus ta õigustaski Soome ja Balti riikide ära kinkimist Stalinile sõna otseses mõttes. Ma nende artiklitega tutvunud, kunagi üks väliseestlane lasi ka need Ameerikas vandetõlgid nii-öelda inglisest keelest eesti keelde tõlkida, mis oli sõna-sõnad ehk lause-lauset tõlgitud. Nii et ajaloostele soovitus kõigile tutvuge materjalidega, siis te saate ka adekvaatselt ja õiglaselt rääkida ajaloost. Ja üks soovitus veel, et õpetaja Lauri Kombelana ühe soovituse veel, et kes teist ei ole lugenud raamatut Vaikiv ajastu Eestis, mille kirjutas William Domingas, siis kui te ei jõua tervet raamatut läbi lugeda, siis lugege 420-431, 10,5 lehekülge lugege läbi. Siis te saate adekvaatse pildi ka juba, millest ma siin natukene rääkisin, sõnaga, kuigi jah, ta seda ei maini seal seda 15. oktoobri 39. aasta leping. Et see on, Tominga poolt oleks pidanud olema seega seal kirjas, et siis ta oleks ütleb väga korrektne. Kuna ma olen nende asjadega nagu ise tutvunud. Ja muidugi ma rõhutan veel kord, et mehed väärivad mälestamist, väärivad rääkimist seda, et meil 44. aastal oli Eestis 2 diviisi, kes kaitsesid Eestit. Ja kõik need mehed ju tegelikult kaitsesid Jüri Uluotsa kutsel, et vahet ei ole, kas nad olid siis Soome poisid, piirikaitserügemendi mehed, politseipataljoni mehed või 20 diviisi kuulunud sõnaga. Kusjuures tahaks rõhutada, et kuna Sinimägedes toimus siuke asi, et mitmed Saksa diviisid jäid ilma isikkoosseisuta, kuna nii palju sõdureid langes välja, siis ega Saksamaalt siia ei toodud peale. Need asendati Eestist mobiliseeritud meestega. Nii oli 23. Saksa diviisis kui 11. sõnaga Ria koosseisus oli Sinimägedes võitlemas palju eestlasi. Seda nüüd näitab viimane Aart Nõmme väga hea raamat Kaitselahingut Sinimägedes 80 aastapäeva raamat, mida küll ainult 300 eksemplari sai välja antud eelmine aasta, kus on siis see raudristi saajate nimekiri, siis ei ole mitte raudristi saanud ainult Narva pataljoni mehed või 20. diviisi mehed, vaid eestlased seal 11. Saksa diviisis. Ja nii oli, et neid täiendati kogu aeg siis Eestist mobiliseeritud meestega, mis olid siis peale 7. veebruarit 44 mobiliseeritud. Aga nüüd läks vist päris pikaks juba, ma hakkasin ka ajalooloengut pidama, et ma nüüd vabandan, et tegin nii enam-vähem pikalt ära, et ma tänan selle väikse tähelepanu eest ja pärast küsimusi midagi, siis võib alati küsida. Tegelikult peab seda meenutama, et jumal tänatud on niisugused mehed, kes oskavad punktuaalselt asjad paika panna ja rääkida, et ei olnud ikkagi niimoodi, et kõik võitlesid suure Führeri ja sakslase eest, vaid tegelikult võideldi Eesti eest. Ja seesama Jüri Uluotsa kutse tulla Eestit kaitsma ja lootus, et teine vabadussõna õnnestub, see on see, mis kannab meie mehi, meie kangelasi.
ma arvan, et vist peale nii pikka sõnavõttu ei julge enam keegi sõna võtta. Või kui on kellelgi soovi, siis palun. Et kui tahab keegi. Aga suur aitäh sulle veel kord selles mõttes, et seda peab rääkima ja kes ei tea, uurige ja mõelge, sest see on meie enda ajalugu. Ja lähiajalugu mina käin ikka, tulen Lihulast läbi, panen küünla, mõtlen Juhan Partsi peale, et on ikka tõbras ja sõidan edasi. Et miks oli vaja seda 21 aastat tagasi teha? Park või kallas? No neid oli seal rohkem. Aga miks oli vaja seda teha ja oleks võinud olla üks mälestusmärk meestele, kus käiaks küünleid panemas, keegi ei mäletaks seda kohta enam. Täna me käime iga aasta siin ja iga aasta on jälle kellegile pinnuks silmas, mida nad siia jälle tulevad. Aga nii on. Ma veel ühe fakti tähtsustuse, et siiamaani ei ole Vabariigi valitsuselt näha, ühesõnaga, millise dokumendi alusel see originaalsammas, mis praegu Lagedil asub, konfiskeeriti, ühesõnaga, millise dokumendi alusel ta viidi sinna muuseumisse 2008. aastal, kui Ansip oli peaminister, siis käisid seal ka mõned avamas. Minu teda Rüütel oli ka siia kutsutud pärga panema, siis kui oli see õige avamine siin, Rüütel siia vist pärga panema ei tulnud. Küll aga ta Lagedi muuseumis käis siis pärga panemas seal. Tal oli ka mu ema oli tol päeval seal kohal. Mina selle käinud isiklikult, et mulle tundus ta toona väga vastumeeldus sinna teda minna vaatama. Aga ühtegi dokumenti ei ole näidata, mille alusel ta on nendelt omanikelt ära võetud ja nii palju, kui mina tean, Leo Tammiksaari aumeheks, tema ei ole mingit kompensatsiooni selle eest võtnud vastu. Ma ei tea, kas need kaks veterani nüüd siis müüsid oma osaluse riigile või, aga riigile ei ole ka ühtegi dokumenti ette näidata ja ikkagi, ma ei tea, ühel hetkel tuleks nagu hakates riigiga kohut käima ja nõudma, et millistel dokumentide alusel ta on sinna Lagedile praegu paigaldatud. Ei ole Tõrsil näidata, ühtegi dokumenti ei ole ka Vabariigi valitsusel näidata. Aga kui on, siis ma tahaks ka ajaloolasena väga huvitatud nende dokumentidega tutvumisest, sest ega meil ei tohiks ju need dokumendid salastatud olla, meil peaks ju vaba riik olema. Päris vaba riiki vist ei ole. Telefoni õigus oli see, mina olen teinud ka päringuid riigile, on mulle saadetud pabereid, millega seda on veetud, arveid, siis Mosel seisis ta natuke aega see õige sammas. Ja ma olen ka jõudnud pärijateni välja, sest on kaks paberit, mille pani mees Teder omale taskusse ja ma tahaksin neid pabereid näha, et mille alusel need tagasi anti talle, aga ma ei ole neid kätte saanud. Aga see jääb tulevastele põlvedele võib-olla. Sest nii kaua, kui sammast tagasi ei saa, nii kaua me siin käime. Võib-olla sellel aastal õnnestub poliitiliselt natukene parem valitsus koha peale saada, et oleme lubanud vähemalt samba koopia mälestusparki, siis, mida on vallavalitsus lubanud, et äkki sellegi saab, et abiks seegi. Aga vaatab, kuidas need poliitilised tuuled liiguvad. Suur tänu teile meenutamast neid hetki nii 80+ aastat tagasi kui 21 aastat tagasi ja ma väga loodan, et järgmised aastad neid on rohkem. Aitäh teile! Ma vist üritasin